tere tulemast 225. Facebook Live'ile ühispraktikale. Ja olen ilusti nähtaval, ma näen. Ootan veel mõne hetke, kuni inimesed kogunevad. Ja saame pihta hakata. Ja täna ma kutsun sind kogema, kaasa tegema, harjutama Mark Williamsi sügavama teadvaleoleku programmist inspireeritud harjutust, mis on siis tundetoonide märkamine ja seda sellise nagu hetkest hetkesse. Ja enda kogemusest võin ka öelda, et see on ka üsna hea selline keskendumise harjutus, et mitte lasta oma mõtet või tähelepanu nagu lappama, et see nõuab ka seda. Ja mis see tundetoon siis on? Tundetoon on, võida nagu uurida, eks ole, selle praktika jooksul, aga et see tundetoon on selline meie kehas, meie sisekogemuses nagu iseenesest tekib vastus, kas siis sisemisele või välisele kogemusele. Ta võib olla õhkõrn, meeldiv, ebameeldiv, neutraalne. Ja võib-olla igapäevaelus me seda nii palju ei panegi tähele niimoodi, et on selline vaevu märgatav, aga et siin sa saad seda õppida nagu selgemini eristama. Niisiis, märka kõigepealt oma asendit ja tunneta, millises asendis sul oleks seda praktikat hea teha, umbes 15 minutit. Kui istud, siis pane oma jalad mõnusalt maha, toetuma paralleelselt. Siruta oma selga, soovi korral sulgeme silmad või leia pilgule koht, kus pilk saab rahulikult olla. Ja tunneta mõne hetke vältel oma asendit, et kuidas see on sinu jaoks, kas miski vajab veel natuke sättimist. Ja vali endale ka tähelepanu ankur selle praktika jaoks. Koht, kus sa saad juba praegu suunata oma tähelepanu, et oma tähelepanu stabiliseerida, see võib olla näiteks hingamine, valides ühe koha, kus sul on hingamist kõige parem tajuda. Kuid see võib olla näiteks ka käte tunnetamine, jalalabade tunnetamine või keha toetuspunktide, toetuspinna tunnetamine. Ja hoia oma tähelepanu mõni hetk selles kohas, koondades ja lubades kõigel muul jääda praegu tagaplaanile. Tajudes just neid aistinguid või ka aistingute puudumist, mis selles kohas praegusel hetkel juba iseenesest on olemas. Midagi ei ole vaja juurde tekitada. Ja võta sellesse harjutusse kaasa selline uudishimulik ja hinnanguvaba suhtumine. Võib-olla ka selline algaja meelsus. Ja mingil hetkel, kui tunned, et oled valmis, laienda oma tähelepanu üle kogu keha. Et sa märkad kogu oma keha korraga. Ja võib-olla juba praegu märkadki mingeid aistinguid ja võid eristada, kas see sisemine selline nagu vastus, reaktsioon sellele kogemusele, aistingule on meeldiv, ebameeldiv
või neutraalne tundetoon, tonaalsus. ja see ei ole analüütiline hinnang, selline mõistuse poolt tulev hinnang, vaid vahetu tunne, mis tekib ilma, et sa ise selles isegi nagu osaleksid. ja nüüd jäämegi, nagu see kavatsus ongi tajuda hetkest hetkesse tundetooni, oma kogemuse tundetooni. ja sind toetab, kui sa teed seda väljahingamise lõpus. just siis, kui see hakkab nagu võib-olla selline loomulik paus kahe hingetõmbe vahel. ja märka tundetooni nii hästi, kui see on sul võimalik, kui püüdluse vabalt. võib-olla see on esialgu isegi raske eristada sellise õrnsa või pehmusega, kergusega. kui ühel väljahingamisel ei ole võimalik eristada, ei saa isegi võib-olla alguses aru, mida siin eristada, siis lihtsalt jätka. ilma juurdlemata, vaid püüdes tabada, et kas mu praeguse hetke kogemus on meeldiv, ebameeldiv või neutraalne. lubades hingamisel kulgeda loomulikult. sa võid märgata aistikuid enda keha pinnal, näiteks kokkupuude riietega, kokkupuude kätega. natuke sügavamal olevaid aistinguid, võib-olla näiteks toetuspinnast tekkiv surve. mingid värelused või temperatuuri aistingud. ja õrn tunnetus, kas mu kogemus praeguses hetkes on meeldiv, ebameeldiv või neutraalne. ja märgates niimoodi hetkest hetkesse oma kogemust ja selle tonaalsust, võid võtta sellise hoiaku, et kui märkad meeldivat tunnet, siis see on okei, et see mulle meeldib. kui märkad ebameeldivat tunnet, ka see on okei, et see mulle ei meeldi. ja kui sind toetab, võid seda endale mõttes isegi öelda. märgates püüdluse vabalt hetkest hetkesse enda tunde, enda kogemuse tonaalsust, tundetoone. ja
ja mõne kogemuse, mõne aistingu suhtes on see taju võib-olla vaevu märgatav. mõne kogemuse suhtes võib olla üsna tugev, mõne suhtes on seda võib-olla raske eristada. luba asjadel minna ja lihtsalt oota järgmist kogemust, järgmist väljahingamist, et märgata. ja märgata ka oma kogemuse muutlikkust. kui mingil hetkel muutub see tundetooni tajumine keerukaks, siis võid suunata oma tähelepanu alguses valitud ankrule ja püsida seal, justkui puhates kohalolus. ja kui mingil hetkel märkad, et sinus on võib-olla tekkinud mingi plaanimine või analüüs või mingi muretsemine või mingi reageerimine, siis võid endale öelda, et praegusel hetkel ei ole vaja midagi teha. praegu ei ole vaja midagi ette võtta. tulles tagasi kas oma ankru juurde või laiemast tähelepanust tundetoonide märkamise juurde. märka, kui võib-olla liigselt pingestud, püüdes eristada. tee seda kergusega. praktika lõpetuseks suuna oma tähelepanu taas oma ankrule, olgu selleks siis jalad, jalalabad või käed, käelabad, hingamine või keha toetuspinna tajumine, toetuspunktide tajumine. ja võid ka praegu märgata oma kogemust. läbi tundetooni eristamise. ja kui niimoodi harjutada tundetooni märkamist, siis võid ka päeva jooksul selgemalt eristada, et kuidas mul läheb, mis mind mõjutab. ja samas see võib anda sellise suurema avaruse tunde, ma ei pea kõigega kaasa minema. saan ruumi hoida nii meeldivale kui ebameeldivale, et rohkem valida, mitte olla nii reageeriv.
ja aitäh sulle selle praktiseerimise eest ja oled väga teretulnud ka jagama, ma oleks sulle väga tänulik, kui sa jagaksid oma kogemust. Minu enda jaoks see praktika on olnud selline, ei ole ennast võib-olla nii lihtsalt kätte andnud. Et kuidas sinul sellega on läinud ja veel kord aitäh sulle ja mingu sul hästi.